Tänapäeva masinaehitus on töötlev tööstus. See tähendab seda, et me töötleme põhimõtteliselt kõiki erimaterjale. Ütleme selleks, et teha plastmassist mingisugust detaili, kas telefoni, televiisorit või midagi taolist, on vaja vormi, mille sisse plastmassi valada. Ja need vormid tehakse üldjuhul metallist ja selleks, et kogu seda plastmassi, mis maailmas on teha, on vaja masinaehitust, kes selle kõik valmis teeb. Siin me näeme lahti võetud kujul, milline siis näeb välja üks põtsvalu vorm. Ja kui lähemalt vaadata, siis see on see detail, mis siit moodustab. See pool on matriitsi pool, ehk nagu võib-olla lihtsamalt öeldes, siis nagu öeldakse juhtmete ja torude puhul teinekord isane ja emane pool, see oleks nagu emane pool siis. Et see pool nüüd moodustab, see on templi pool. Ja kui see vorm läheb lahti, siis ta tuleb siit lihtsalt välja lükkavad ta siit templi pealt maha, ta kukub siit ära. Ja see kuju, nagu siin näha ongi, moodustab selle sama nagu tääkese siis. Et sellega on siis nagu kõik. Ja siin on materjali sissejooksukanalid. Sisseprisse tüüs on siin keskel. Siit tuleb sulamaterjal peale juba. Siit ta valgub siia vahele. Pärast, kui ta ära tahkestub juba, siis ta moodustab selline kuju. Värv ja see antakse muidugi siin pressimees teeb seda asja paremini eritehnoloogiaga, pannakse mingit värvainet sisse ja nii edasi. See on üks osa redelist, mis on kokku pandav. Üks osakene sellest lihtsalt, seal on palju teisi detaile ka. Masinatööstus on Eestis vast üks enam arenenud tööstusharu ja masinatööstus on jätkuvalt ja pidevalt andnud juurde töökohti. Ja see töö, mis just konkreetselt me siin teeme, see on üsna varieeruv. Siin ei ole sellised stampe ega monotoonsust sellist. Tagantjärele, et see valik kindlasti teadlik ei olnud. See pingiga ma puutusin kokku siis saluajast. Muidugi siis ei olnud see elektroonika nii täiustunud veel. Sest et siis ma mäletan, kasutati ikka perfolinti nagu infokandjana ja enam seda ei kasuta keegi, nüüd tuleb otse arvutist programm alla, eks ole. Aga jah, põhimõte oli ikkagi sama. Kõik asi areneb tohutu kiirusega edasi. Tuleb püsida kuidagi ajaga kaasas. Kui me võtame nagu tööriistu, siis põhimõte on nagu jäänud samaks ikkagi. Et sa paned selle detaili, kinnitad sinna pingitöölava külge ja siis hakkad seda detaili töötlema. Oluline muutus on selles, et see pingimehe kui sellise, see tegur on nagu lähenenud, sest et ei pea seal olema kogu aeg kättpidi küljes ja jälgima seda protsessi otsast lõpuni kogu aeg, ise pidevalt kontaktis olles. Lihtsalt see piirdub sellega, et sa kinnitad selle detaili, paned selle tööprotsessi toimima ja jälgid, kuidas see toimib, kuidas rees lõikab, võib-olla, et ta läheb nöriks vahepeal, võib-olla tuleb resiime muuta. Siis ma pean silmas siin ettenihet, laua ettenihet, ütleme siin pöörlemiskiirusi. Võib-olla tuleb jahutust kasutada, võib-olla tuleb, kui on must eeltöötlus, laast ära pühkida. Kui siin seda joonist vaadata, eks ole, siis näha, et selle musta töötluse reisiga nagu lõpuni välja minna ei saa, siin lihtsalt eemaldatava materjali see ruum ei võimalda. Step 3-st kuni step 5-ndani siis teeb juba väiksema reisiga, raadius 5 otsas. Siis ta võtabki juba need kohast välja ja suurema nagu materjali, ütleme nagu liha võtab välja selle reisiga 20-ga, millega ta praegu töötab.